seal pole karudega on kuidas siis vaatasin metsas ja mõtlesin, kas jah, kulli poole mida sa oled ma pole ümmargune vaata siia kõrge kurat ei saa aru, kuidas pisut vähem ümmargune. Mina aru ei saa, kuidapidi see veere vastab. Oota, lähen enda vaheärrale ka pere, muidu sa paned kohal, no ma ei tea, siin minu silm sellist hulka ei erista. Ma ei tea, kes siis on veel kuskil peidus? Arvo ei oska nii suuri arve lugeda. Et 190 peaks olema päris korralik arv. 190 pluss isegi, jah. Nii et olgu. Ma arvan, et me oleme valmis alustamiseks. Kirja. Sa oled 190-st või? Kuidas on? Oleme valmis või? Olen niigi väike. Oleme, väga hea. Ei ole? Kes ei ole? Ega ma ei häbene oma pärast. Kus see isand vähk üldse on? Ei, ta ikka sai vist kargu alla, aga. Läks sinna poole korra. Aha. Loodus kutsus. No nii. Aga ütlen omalt poolt tere tulemast. Kohe anname siin teistele isikutele sõna toru üle, aga vastavalt seal neid vendast palju võiskas ei sõita, aga ilmselt siin droonid on need aparaadid on täna. Enne kui me laagrit avame, lippu tõstame ja läheme selle toreda laua juurde ja võtame natuke sõna, on kahjuks vaja ka jätkata seda kurba traditsiooni, et me natukene mälestame neid, kes siin vahepealsetel aegadel on meie hulgast lahkunud. Kõik ei ole olnud vahepeal talvistel kogunemistel ka või kevadtalvistel või oli siin üldkoosolek ja talvepäev. Nii et veel möödunud aasta lõpu paar lahkujat loeks ette. Need on septembrikuus S6TL N ja Herman novembris S0 Charlie Delta. Käesoleval aastal meie hulgast kahjuks lahkunud veebruaris Margo S3 ASI, noormees, Ain S2 Lauri Mati ja muidugi kahjuks märtsis ka N S1 AR. Ja palun me nende mälestuseks korraks püsti tõusta. RFL oli ka, Ain. RFL läks paar nädalat tagasi. Nii, aitäh! Laagri lippu tõstmiseks tavaliselt oleme kasutanud 2 inimest, et see on siis käesoleva aasta lühilainemeister ja eelmise aasta ultralühilaine karikavõitja. Et mõlemad on teadaolevalt siin kohal täna, et ES7GM, Kristjan ja ES2 AFF, Priit. Palume sinna lipu juurde minna ja lipp üles tõsta. Ja mõni pilt võiks ka süttida sellest. Väga hea. Ei ole.
keegi võib sealt mängu. Aga päris hästi tuulega vaata tuulega päris hästi ta kuskil pool meetrit on. GPS on see. Just seal katsesal ta ongi nagu pool kaari. Kuule, ma jätsin kampu ju. Mast on päris udjakas ja kõigub hästi. Oh, lipp läheb üles. Huvitav, kui nüüd tuul puhuma hakkab, kas see puhub selle vastu maad ka? Hurraa! Kuulutame siis sellega laagri avatuks. Väidetavalt on praegu üle 190 registreeruja, nii et igati korralik ja loodame, et siin neid tuleb juurdegi, et saame see 200 täis. Paluks nüüd siis liputõstjad ja teised ka siia tagasi ja ma annakski sõna aprillis vastvalitud Eesti Raadiomontööride Ühingu presidendile Kristjan Kassile 7G. Nii et ole hea, tule siia, Kristjan. Hallo. Tere hommikust ja tere tulemast siis juubelõngulisele 55. kokkutulekule. Eile oli, üleeile oli ilusilm, meil ei olnud nii ilusilm, loodame, et siis täna natuke peab, et... Siis saame jalgpalli mängida. Ja, siis saame jalgpalli mängida. Lühidalt räägin natuke kodukorrast ka, mis meil siin kokku lepitud sai, et peremees ütles, et siin, kus on vähegi ruumi, kus on murud liidetud, sinna võite pesitseda, sinna võite peitu panna. Vetsud asuvad seal, toitlustaja on meil seal, meil on siin piisavalt palju ruumi. Kindlasti saab õhtul sauna kinni panna, kes tahab sauna kinni panna. Kuutse käes vist peaks olema see nimekiri ka, seal jah, ruumis sees. Kes veel ei ole T-särke ostnud, meil on ilusad valged T-särgid kindlasti, 10 eurot tükk, et võite küsida. Ja siis päevaplaan muidugi, mis on siis natukene üht, natuke teist, teeme 2 meetri FM võistluse. Siin majas sees on jaam, kus saab sidet pidada 80-40. Kaisa on kokku pannud programmi lastele kindlasti, et saab visata noolt, saab joosta, hüpata, karata, nagu siin möödunud aastad ka. Jalgpalli mängida. Ja jalgpalli mängida. Siis tuleb ka mälumäng, 15 küsimusega mälumäng, see tuleb kuskil õhtu poole. Ning kuna meil õhtu ei jõudnud teha FIFA presentatsiooni, siis Villi teeb täna õhtul. Villi ütles, et enne viimase mängu algust teeb ta ka selle FIFA presentatsiooni, mis eile ära jäi. Et räägib natukene telgitagustest. Ma ei tea, mis kell see viimane mäng hakkab. Et tõenäoliselt siis ta läks pool tunnikest võib-olla läheb, et eks saate küsida ta käest. Sealt samast ta tuleb ka. Ja siis õhtul muidugi, et ärge kõik päris enda telkidesse ära kaduge, et tähistame ka siis Eesti Vabariik 100 üritust ja meil on... Ja mängime jalgpalli ka. Et meil on õhtuks on ka väike laud pakkuda, et ärge siis liiga kaugel ära kaduge, et noh, eks siin jooksvalt vaatame, et mis ajal me alustame, aga siuke orienteeruv valgusaeg tõenäoliselt on siuke kella 8 tuuris. Et saab natuke süüa ja saab natuke suud kasta, et on mida oodata. As I know, we have like quite a few Finnish people over here. Some Latvians, I think I saw one Lithuanian as well. I also welcome you to the 55th Hamfest here in Estonia. To enjoy your stay, you can always use sauna. We have some t-shirts available. Ask around. Accommodations are over there and over there, but I think you already know that. So basically, it's nice to see you here. It's like 190 of us, plus minus, give or take, just a little bit. So I think it's time for me now to end and give it back to Arvo, so we could continue with the celebration here. So thanks everyone for coming, and I hope you enjoy your stay here. Kuule, aga Tõnno, tule astu siia, siis hakkame siis jagama siin asju.
Ja Mart, jah, just. Hello, this is the Divider. Nii. No nii, hakkame siis otsast pihta. Anname välja selle aasta lühilaine auhinnad tublidele raadioamatööridele. Karikavõistlused algavad meil siit või? Ei. Jah. Hea mõte. Eesti lühilaine karikavõistlused 2017 ja üldvõitja, karikavõitja eelmisel aastal, aasta kokkuvõttes S1TU Aadu. Oi. No nii ei saa ju. Nii, väga ilus. Anna sina siis paberit ja ma annan metalli. Teine koht, ES2 Ecosulu. Jüri. Jüri, kas sa magad? Jüri ei ole. Ja kolmas aasta kokkuvõttes oli S4 NY Oskar. Siis SSB arvestuses, ei, telegraafi arvestuses nüüd. Telegraafi arvestuses esikoht S5 Ecopapa, N. Suuruselt järgmine karikas telegraafis Mart S3 Bertolati. Ja kolmas oli Jaan S4 QR. QR ei ole. Siia. Ja nüüd SSB arvestus. Traditsioonilised mehed, esikoht, ES6 RMR. Illar. Jasper, selle pead järgmisel aastal ära võtma. 7 AM, Rein, teine koht. Ja kolmandaks tuli Valeri S5 QA. Tubli poiss. Nii. Vaata, mis sealt tuleb. Ja, klubijaamad. Kõige tublim klubi S7A, koosseisus S7GM ja S7GN. Tubli poiss. No põhitöö tegi ikka vanamees. Teine koht klubijaamade arvestuses S5 IRK, Tartu Ülenurme gümnaasium. Ja operaatorid olid S5 JR ja S5 Paul. Pauli pole. Kaju. Palun, diplomid ja karikas. Ja kolmas koht S1XQ, TPÜ, raadioklubi, seal olid operaatorid ES2 STA, ES1 OZZ, ES1 TRA ja ES6 ME. No, kes tuleb? Oz. Kas see tead ka midagi? Kõigile diplomid ja koolile ka diplom. Oh, väga hea. Materiaalselt väärtuslikku ja tulumaksustavat kingitusega. Ahah. Ja parima juuniori auhind läheb S1N-ile Nõmme raadioklubi. Kas on S1N-ist? Mine võtta ise vastu. Ahah, no anname oma välja. Võib-olla tuleb diplom ka välja.
igal juhul palju õnne. Käsivõti. Aga sul on siin see käsivõti. Käsivõti, siis käsivõti. Ja käsivõtmevõistluses tuli esikohale 2017. aasta kokkuvõttes ES2 NF Mait. Mait ei ole. Lähme siia. Teine oli ES1 Charlie Whisky. Ohoh, vaata. Karikas. Sinu kutsung on siin peal. Vaata ise. Palju õnne. Jaa. Ja kolmas Teo ES1 AO. Okei. Läheb. Ja kuldvõti läheb ka sellel aastal Teole vist juba päris mitmendat korda. Kuldvõti on see, kes teeb kõige ilusamad telegraafi kätte sattuvate vahenditega. Et toksib. Kes ei tea. Niimoodi. No ta võib ka niimoodi teha nende otstega või mida iganes. Ahah, no see on nii raske kohe. Nii, ja nüüd jõuame Eesti lühilaine meistrivõistluste juurde, mis toimusid sellel aastal aprillis traditsiooniliselt, aga täiesti ebatraditsiooniliselt. Mees metsast, Eesti meister 2018, Kristjan Kass, 70! Ja medal on väga ilus, ES100. Oleks seda teadnud. Nii. Ja nagu kokku lepitud oli, president jäi koti, Toivo keeras kiiruse 2 korda väiksemaks ja jäi rahulikult teisele kohale. 5 RR, Toivo Hallikivi. Raske oli, aga suutsid ennast limiteerida. Hästi tehtud. Ja karikas. Võta kappe. Saab vähti tuua. Ja kolmandale kohale Arvo S2 MC. Jälle pronkskotis. Aga ilus pronks sel aastal. Kas on puhas õbe ja kas juua saab seal? Nii, ja nüüd low power. Low power arvestuses, ehk siis maksimaalselt 100 vatti, üldarvestuses esimene koht, Oskar S4 Enirek. Eesti meister. Nii, ja sina saad ka selle ilusa medali. Ja teine koht, samuti medali vääriline, ES1 TI, Sven. Üksti. Nii, medal kaela kõigepealt ja siis saad paberi. Nii, tunnistus. Palju õnne. SSB võitja see aasta Rein ES6 Ristovitski, aga Rein ei ole siia tulnud, jah? No, ta siis pärast võtab ehk. Ja teine koht Jüri ES8 GP. Ei ole Jüri ka tulnud. Jüri on politseis.
ja kolmas SSB arvestuses, esimest korda poodiumil, uus tulija S1 ACS Sergei. Jaa. Ja Sergeile läheb ka teine diplom ja teine silt karikale, ehk siis ta on ka low power arvestuses esikoht. Palju õnne. 2 medalit, ohohoo. Low power arvestuses teiseks tuli Andres S6PA. See ei ole või? Noh, leidsime üles. Palju õnne. Ja kolmas S6 RMR Illar. Palju õnne. Ja nüüd telegraafi arvestuses Eesti meister 2017 Aadu S1TU. Nii. Ja tuleb karikas ja tuleb paber. Teine koht ja 2 medaliga vees. Low Power R esimene, üldarvestuses teine, N S5 EP. Karikas ja 2 paberit. Ja kolmas, üldarvestuses Anatoli S4RD. Joo! Low Power arvestuses 3. koht, esialgu teine koht, siis ka 3. koht. Teine koht, S2QX, 2 kuksti, ei kuks, 2 kuks. Näed, vaata, teine koht. Võtsid osa või? Ei võtnud või? Ei ole viga, siis anti vanade teenete eest. Palju õnne. Jah. Kohtunikud natuke ikka võivad korrigeerida, aga see võib-olla oli lihtsalt var tuli sisse, var korrigeeris su sinna teiseks kohaks. Ja kolmandaks, S3RY, Jaan. Ja D-klass, ehk siis multioperaator klass, esikoht, S6Q, S5RY ja S5MG. Ja tegite ära. Koits! Kuido! No mis teha? Võistlus oli raske ja peab puhkama. Paberid, oota, ja see uhke karikas, ossa. Teine koht, multijopp, küll mitte eriti multijopp, S9C operaatoriga S7GN. G ja N. Ei ole. Ja kolmas koht, S9B ja seal oli operaator. 2 operaatorit, S2 Papa Kilo Viski ja S2 MA. Teie saate 2 peale 1 medali. On siin ennegi medaleid pooleks saetud, et ei võta. Ja karikaid. Kas Sven, jah? Ja nüüd
eriklass on meil koolijaamadele, kes kasutavad ainult 100 vatti ja noori operaatoreid, lapstööjõudu. Ja see läheb sellel aastal ES5 Irek Keele Ülenurme gümnaasium, kus olid operaatorid ES5 JR, Karl-Sander Pütt, Romeli Klauser ja Marielle Särel. Marielle. Ei ole neid keegi siia tulnud. Siit need kõik need tipid lähevad. Terve see pakkuge. Jaa. Karikas pooleks. Ma tegin video siis, kui te käisite. Vala kohe täis. Ahah. Okei. Meil on ka nendele selles kategoorias teisele ja kolmandale medalid ja Low Power teine koht nendes juunioride klubijaamade arvestuses S0O. Ohoo! S0O on juba siin või? No kuule, paneme siis selle talle kaela. Jälle sa oled väristanud ennast, jah? Ja kolmas samas arvestuses S7A murd 2. Kes seal oli? Priit. Ei ole praegu. Oi, see on ka veel tulla. Julge tulla. Ahah, veel korraks, jah? Nii, tehtud. Meister. Noh, peaaegu. Ja nüüd meil on selline klass tekkinud siin nagu seenioride eriklass. Ja kõige parem seenior Eesti lühilaine meistrivõistlustel oli Toivo S0DJ. Teine ES5 EP N. Rohkem medaleid enam ei anna, aga ainult diplomi anname, jah? Ja kolmandana Anatoli S4RD. Nii. Varsti tuleb S5 RR ja teeb siin kategoorias puhta teema, kardan. Ja nüüd siis F-klass, ehk siis meil on rändav karikas, mis liigub klubijaamade arvestuses, klubide arvestuses, ehk siis klubide erinevate võistlejate punktisummade kokkuvõttes. Parim sellel aastal Tartu Contest tiim. S2MC, S6RW, S2QX, S6Q, S5 YG. Ja anname neile selle tagasi korraks. Hoidke ilusti. Ja teine oli Viljandi raadioklubi S7GM, S4N Y, S7AM, S9C, S7A murd 2 ja S7O. Nii. Tulge siia. Toits, ma arvan, et siis ei ole see asja. Nii, esindaja, jah? Ma pean käe peale panema. Tehke pilt, jah. Ja kolmas oli Spark Radio Club. Vist peab ütlema RC, jah? S1TI, S1TU, S2TF. Kes võtab Sparki diplomi vastu? Niimoodi. Tere, nägemist. Okay, and then we have a few trophies for foreign participants in ES Open. First station, best station in Class A, mixed class outside of Estonia was Lima Yankee 4 Alpha, Rolandas.
Is there anyone from Lithuania who could take this plate to Rolandas? Kas keegi läheb Leedu kokkutulekule? Siis Seppo viib ära rooliplaadi, jah? Seppo on juba ole. Vaata, et sa siis ikka õigele poole suurt sõidad selle plaadiga. And Class B, SSB, best station outside of Estonia, Vilnius, Yankee Lima 2, Bravo, Japan. Who of you takes this plate to Vilnius? Mr. Mutzenjeks. Pass this over to him. Class C, the winner was Echo Whiskey 8 Delta X-Ray. We don't have a Belarusian delegation here, unfortunately. Oh, and Yankee Lima 2 Bravo Japan also won this special trophy for ES 100 being in top 10 or something, yeah? Yeah, 598 points. There it goes. And Sierra Papa 4 Zulu was in Class T, best in low power, but he is also will get it in some other way. Ja nüüd Eesti lühilaine välipäev. Kes siis viitsisid käia juuni alguses mäe otsas või siis põllu peal või siis koopas põhimõtteliselt, ei ole ka keelatud, või merepõhjas. Ja esikoht, üks operaator välitingimustes, kõige tublim välipäevitaja Mart, ES3BM Murd A. Tehtud. Teine, ES3-d võidutsevad, ES3BQ Murd A, Ülo. Nii, kas olite päris kõrvuti või? Üks ühel pool puud ja teine teisel pool puud. Ja kolmas ees 8 GP Murd A, Jüri. Jüri ei ole siin hetkel. Siis toimus ka multiop tegevus, kus siis perekond Vähk tuli, nägi ja tegi. Nii et välitingimused, multioperaator, esimene koht, ES5G Murd B, operaatorid ES5 TV, ES5 Jass ja abistas ka Jakob Vähk. Tulge siia. Teine klubi multioparvestuses ES2O Murd B, seal olid meil operaatorid ES2UK ja Jaana Urmet. Ja. Poole peal olite väga tugevad, me hakkasime kartma. Aga lõpus vist natuke väsisite ära. Ja kolmas ES1O Murd B, TPÜ. Ja seal olid ES1 OZZ, ES1 DRA, ES1 ZER ja ES1 NI. Ja nüüd QRP, mis me siis on, 5 või 10 vatti? Kuni 10, jaa. Kuni 10 vatti ja välitingimustes esimene ES2 MC Murd C, Arvo. Tuli hirmsa pauguga. Ja teine ES6RW Murd C, Rein. Ja kolmas ES6 Queen Zulu Murd C, Mati.
ees 6 kuuset. Tuleb. Tuleb? Ja sealt jookseb. Jaa, tuleb. 100 meetrit. Jaa. Ja eriauhind vanim osavõtja. Kõige parem senior siis. Anton, S3CC Murda. Lühilaine välipäeval. Loodame, et ikka metsast välja sai. Ja statsionaarjaamade klassis, kes ei viitsinud kodust välja minna, aga pilli sisse ikka viitsis lülitada, S7GM, Kristjan. Ja midagi, see ka, no nii. Ja teine koht, S6RMR, Illar. Neid võiks muidugi rohkem olla, kes kodust osa võtaksid, et oleks välipäev huvitavam ja põnevam, nii et viitsige ikka järgmine aasta paar sidet teha. Ja kolmas S5 NHC, Tarmo. Jaa. Ja siis oli meil veel parima juuniori auhind sellel samal lühilaine välipäeval, see läheb S1O Murd B-le tiimile, seal oli juuniore. Tulge, võtke see ka ära. Nii, teeme vahepeal, enne kui ultralühilaine juurde läheme, teeme väikse kõrvalepõike ka, et ES100 siin sai läbi ja eile, kes kohal oli, kuulsid ka presentatsiooni. Valminud on õllekapad, meil on olemas ka seinaplaadid ja meil on olemas ka diplomid ja hea meelega annaks 3 kangele, kes siin ikkagi 2 kuud kõvasti vaeva nägid ja väga palju erinevaid ES100 jaama eetris kokku kraapisid, et esikoha sai ES1QD Vello ja ei jäänud väga kaugele maha, ma ei tea, kas Vellot vist ei ole siin, ma ei ole teda täna näinud, et jätame Vello õllekapa, jätame hetkeks siia. Meil on nüüd olemas, ma saan näidata, kuna siin on ka rohkem rahvast, et meil on selline välja prinditud siis diplom, kuhu on eraldi, Villi võib muidugi täpsemalt rääkida, aga kuhu on siis spetsiaalse RAU pitsatiga või kuidas nad kutsuvad seda, millega siis niisuguse pressiga on tehtud veel, et ilusasti kahelt poolt diplomit on näha, et see on nii-öelda siis sertifitseeritud kuldne auhind Vellole, et kes tahab diplomeid, on võimalus tellida. Jah, et võtke ühendust, rääkige Villiga ja paneme täpsustava informatsiooniga veel kodulehel, aga teine koht on kindlasti siin olemas ES4 RC, kes ka ei jäänud väga kaugele maha. Et Ilmar, kus sa oled? Tule oma õllekapale järele. Samuti üks kuldne diplom sulle spetsiaalse pitsatiga. Ja kolmanda koha mees ES5 EP on meil siin ka olemas, kes minu silmis ES5 EP on alati siuke fenomenaalne vend, et kuhu iganes ma ei läinud, ES5 EP oli alati siuke vaikse signaaliga, aga alati oli kohe kohal, nii et super tulemus ja super töö. Palju õnne sulle ka 3. koha eest. Lisaks veel ES5 EP seinaplaat on siis ka nüüd olemas, et kes tahab, saab katsuda, tulge Ennu juurde enne, ehk lubab näidata ja ära mine, et kuna sa oled tellinud ka selle seinaplaadi, see seinaplaat on nüüd valmis. Pisikesed, meil kodulehel oli natuke teistmoodi, pisikesed muudatused on sees siin just disaini poole pealt, aga muus osas tuli täpselt selline, nagu me lootsime, et palun, siin on sulle ka seinadiplom spetsiaalne, mille sa tellinud oled. Ja. No nii, kuule, nüüd vist võib ultralühilainega edasi minna, et jah, no eks siis tuleb tulla. Ja nii, alustame siis ultralühilaine autasustamisega ja kõigepealt annaks autasud juunioridele parimatele, kes siis ultralühilaine karikavõistlustel olid 1., 2. ja 3. Parim nooroperator oli ES2 Pets, Peeter Rammo. Kuule, aga TI, kas sa võtad enda kätte äkki nende asjad? Jah, käib.
teise koha või parim operaator teisel kohal oli ES2 DRA Draven. Ja kolmas oli ES1 Otto Zulu Ost. Ja klubijaamadest olid siis ultralühilane karikavõistlustel oli esikoht ES1XQ, operaator ES2 Whisky Yankee põhiliselt. Yankee Whisky. Selle tuleb siis ära parandada. Nii, ja klubijaamadest teine koht on noorteklubijaam ES1N. Raul Jõgismann on operaator. Toimus. Nii, aha. Ja kolmas koht karikavõistlustel ES7 Aarne, ES7 GM, GN ja RU operaatorid. ES7 RU. No siis anname sulle. Ja. Nii, ja nüüd lähme siis A-klassis karikavõitja ES2 Aarne Fox. Nii, ja teine koht A-klassis on ES2 Fox X Karmo, 6, vabandust, ES6 FX Karmo. Ja kolmas oli Ants ES2 Delta Fox. Tule äkki võtad asjad ära. Nii, ja nüüd on siis B1 klass. Esikoht ES1 Lauri Berta Quintus. Nii, ja teine koht ES5 Eko Papa B1 klassis. Tuleb juurde. Kas on 7 senti joomudu teed? Okei. Ja kolmas koht ES1 CC, aga Antonit vist ei ole, jah. Nii. Nüüd on siis karikavõistluste B2 klassis esikoht Erik AS1 Aarne Tauno Eemeli. See Erik oli olemas või? Ei ole. Koha saavutas Martin ES2 Papa Kilo Whisky. Nii, ja kolmas koht ES8 Tauno Jussi Mati. Alev oli olemas. Nii, mis meil on siis veel? 6 meetris esikoht on ES2 Jussi Lauri 6A klassis. Ma ei tea, kas Aarnet ei ole vist, jah. Teine koht on ES1 Aarne Otto Teo. Kas sa vaatasid Skype'asse, ma panin sulle... Kolmas mees on ES5 Quinto Saarne. Mis on? Valeri. Oli ju. ES5 QA. No küll ta tuleb siis, okei.
nii, ja nüüd on siis 6 meetri fone meestest esikoht ees 1 Aarne Tauno Eemeli. Teda ei olnud, jah. Teine koht on Igor ees 2 India Pavaarne. Ja kolmas koht oli siis ees 5 QD, aga teda momendil ka ei ole siin. Nii. Nii, ja nüüd on siis single operaator multibänd Field ehk siis välipäevad autasustamine ja esikoht on ees 1 TI-0. Selline plaat auhinnaks. See aasta jälle. Tulid nüüd või? Kus sa oled nüüd siis siin? Ei, mitte QD. QA näed siin on. Six A ja kolmas koht. Nii, ja välipäeval siis single operaator multibänd põllu pealt. Teine koht ees 3 VI-3 ees 3 Ville India. Nii, ja kolmas koht ees 0 India Alfa, Igor. Igor Päss. Ja nüüd on, diplomid olid siin ju. Nii, ja nii, põllu pealt siis single operaator single bänd 432 esikoht ees 1 LBQ-0. No tei saab täna kraami endale. Siis annan talle edasi. Ja teine koht on ees 2 Aarne Otto Teo. Teod ei olnud, jah. Ja kolmas koht on ees 1 MM-2 Priit. Nii, ja nüüd on siis välipäeva multioperaator multibänd klassis võitis esikoha tiim ees 5Q Tartu Contest tiim. Viljo. Operaatorid on ees 5 PC, ees 5 Tauno Golf Viski. Ja teine koht on siis ees 3 X-Ray. Viimsi raadioklubi, ees 2 MC, ees 2 NA, ees 2 QX. No nii. Palju õnne. Ja kolmas koht, ees 0 Foxtrot. Ees 1 Ivar Ivari, ees 1 OX, ees 2 Papakilo Viski, ees 5 QA. Kes tuleb? No nii, palju õnne. Mis meil siin veel siis on? Ja single operaator 2 meetrit põllu pealt töötatud esikoht ees 3 Hertsi. See on 2 meetri põllu töötatud. Ants? Noh, ees 3 Hertsi, 3-faasiline. Ei ole ajad midagi sassi kõrvalt. Ei, siin oli rohkem natuke. Ei ole, 2 meetrit on veel ja teise koha saavutas ees 1 ROB-3. Ees 1 ROB-3. Ei ole. No nii, ja 1823 sendi peal oli põllult, siis töötas ja saavutas esikoha ees 5 RY-0. Ei mäleta või?
see oligi ammu, peaaegu aasta tagasi. Ja täna vast jälle. Ja nüüd on FM-mehed, kes siis põllu peale nagu jõudsid minna ja esikoht ees 4BG Tiit. Nii. Ja teine koht FM-is on ES8 Otto Villemurd 3. Nii, palju õnne. Oli olemas nüüd, see on sees, väga hea. Nii, ja välipäeva siis 6 meetri esikoht ES3X, ES3 X-Ray Viimsi raadioklubi. Ja nüüd tuleb Aarne, see, Andy. ES2 MC, NA ja QX. Nii. Teine koht 6 meetri peal on siis ES1 Celsius Whisky. Ja kolmas koht ES5 Q. Siis operaatorid ES5 PC ja ES5 TGV. Piljo. Nii palju õnne. Okei. Nii, ja nüüd on veel siis need mehed, kes siis töötasid kodunt ja andsid sidet. Esikoht, multioperaator, single-operaator, multibänd ES2 Delta Fox. Aga tuleb tei lahti või? No kuradi Hiina värk. Siin on mutrivõtit vaja. Ja teine koht ES2 Jussi Lauri. Aarnet ei ole. Ja kolmas koht ES8 Aarne Jänki, Ako. ES8 Aarne Jänki, Ako, tule auhinna järgi. Mis sa tegid? Ilusti sisedet. No vot, välipäeva autosest on peaaegu aasta peale välipäeva, et natuke. Nii, kõik head. Nii, ja siin on viimased jäänud veel siis single-operaatorid välipäeval, kes töötasid kodunt. Esikoht Aarne Fox Fox, ES2 AFF. Priit töötas 23 sendi peal. Ja teine koht ES2 Fox, ES6 Foxtrot X, ES6 FX Karmo. Mis töötasid ka 23, eks ole. Jah. Okei. Ja kolmas koht ES8 Tauno Jussi Matti Alev. No nüüd on kõik. Jah, no nii, paistab, et on jagatud, et kui keegi veel näiteks tahab ikkagi 8 GPL, ahah, siin on veel üks plaat. Jaa, välismaale, Kristers, Kristers, HAA. Anywho, here is a prize or special trophy for YL2 Alpha Japan for participating single-up multi-band. A special wooden plate for him. Hopefully Kristers will give it to him. Nii, kas nüüd sai kõik, eks ole? Jah, et Arvo,
ega meil vist rohkem midagi välja jagada ei ole, eks ole, et need jäävad meile ja keegi seda kaasa ei võta, et jah, loeme siis jah, esiteks grupipilt ja siis ma saan aru, laagrisuppi peaks hakkama. Tahad sõna? Ma ei teagi, mis siin kasti sees on. Jüri käskis veel öelda, et kõik, kes tahavad litsentsi B ja D kategooria eksamit, siis otsida pärast suppi, eks ole. Otsige üles Jüri ja saate endale. Et andke praegu Jürile teada, kes tahab siin eksamit teha ja endale kutsungit saada, et siis Jüri teab teha ettevalmistusi. Aga muus osas teeme grupipildi ära ja siis pärast seda peaks varsti hakkama saama ka laagrisuppi. Aga kuidas fotograafid tahavad, et kas me seisame niipidi või me vist peaks niipidi seisma, jah? Et siis jääb meil see ERAU. Jah, logo jääb ka ilusasti. Aga tulge siis nüüd kõik siia grupipildile. Group picture time. I need everyone to be here, please. See UNT oleks võib-olla antud, et seda ei ole. Okei. Siia laudade ette, jah? Nii, katsume ennast siia koondada nüüd. Kas sa tahad ka jäädustada on vaja? Tulla pildile. Toome mingi. Vihmapiisad tulid enne, me tulime laua äärest ära ja tal oli vaja saagida. Tule istu siia. Nii, Charlie Viski, ma tein sulle tooli siia. Tule istu, võmi siia üles, istu siin all ja siis saad saagida oksaga. Diivaniga, sõidetav diivan, väga hea. Nii, aga oota, me peame neid siit natukene tõstma kaugemale, me teavad pildi peale ette. Istume siin natuke, oled väsinud, jah? Okei, ja hääled veel kokku. Okei, vaatame, mis nende toolidega siin saab. Okei, ei mahu ära. Hääled kokku. Sealt poolt ka. Jah. Mida? Okei, kes seal kaugel on veel tuleme kõik pildi peale. Kähku. No nii, hakkab juba ime võtma. Natuke sealt, see äär ka ikka sinna poole veel. Sõitke see diivan paruks sinna. Sõitke diivaniga natuke sisse veel poole. Ahah, väga hea hakkab. Kas nüüd mahub või? Juba või? Mida veel? Kuhu? Manööverdage diivanit, jaa, väga hea. Kuule, no, ja sealt veel kokku.
väga hea, aitüma, hurraa! No ma ei tea, ühesõnaga see, mis on alternatiiv? Alternatiiv on, kaks alternatiivi on, eks ole. Üks alternatiiv on see, et teha klassi põhiselt natukene, et on mixed klass ja on fooneklass, nii-öelda kaks klassi. Kurat, see teeb jälle lauda pikem. Aga see teeb lauda pikem. Sest et põhimõtteliselt me peame vaatama seda ka, et raha kulub. Ja ei ole vaja nii, et iga mees, kes osa võtab, saab mingi asja pihta. No päris nii ei oleks nagu mõistlik, jah. Nii, okei, Ladna, ütleme, et meil on, et seda siis ei tee, on ju. Siis üks võimalik variant on, nagu sa välja pakud, või on välja pakutud, et samas pooltunnis saab teha ainult ühe side. Jah, sõltumata tööliin. Selge, see ütleme... Nii, keera rahva poole ka. Jah. Ja nüüd oleks vaja vabatahtlike noormehi ka šampusepudeli tagama. Nii et võtke aga julgelt ja... Super üritus, suur aitäh kõigile, kes osalesid. Laske hea maitsta. Hurraa! Teised tükke, igaüks teenindab ise meile Rootsi laud. Siit saab rusikaid, siit saab topse ja aitäh. Kolmest parem ja selles mõttes jah, kolmest parem. Viik on, kui on 2-0, see on korras. Vahevõiduni, jah, vahevõiduni. Nii, tule palun sina siin natuke kaugemale, see võib olla ohtlik ka. Nii, tähelepanu, võtke asendid sisse, valmis olla, läks! Nii, esimene 1-0 Eesti võit. Vahetame pooled. Peale poolele nüüd. Nii, kas me oleme valmis? Tiim Suomi valmis? Tiim Eesti? No, küll. Tähelepanu! Laata. Valmis olla! Start!